tere, grupp number 1. Nii, vaatame, mida toob teile siis aprillikuu 2025, et mis on need üldised energiat. Nii, okei, mingi elumuutust ma näen siin grupp number 1-le. Et olete valmis midagi edasi liikuma, edasi viima. Ja siin on mingi suuremat sorti liikumine on teie elus tulemas. Sõna otseses mõttes liikumine. Et suur pühendus, see on mingisugune, kuidas ma ütlen, ma näen ka siit nagu mingi võimalus, mingi inspiratsioon, midagi, mis pakub teile rõõmu, tekitab head tunnet. Osadel teist võib olla see uus asi, osadel teist olete selle kallal hästi palju vaeva näinud, tööd teinud. Seemned on nagu väga hästi istutatud ja olete olnud suhteliselt kannatlik, et millal see nüüd töösse hakkab, siis ma näen, et aprillikuuses ongi aeg elu nagu muutuseks ja te nagu astute välja ka sellest energiast nüüd, et sellest seisaku energiast, et olete valmis nagu edasi minema ja ma näengi siit mingeid uusi tuuli, uusi võimalusi. See nagu siuke energia tuleb tagasi, et tahangi edasi minna, tahangi toimetada. Siin on ka karjääris osadel teist võib tulla siis väga suur muutus, edasiliikumine, ütleme niimoodi, et suur hüpe siis edasi selle soovitud suunas, mille nimel te olete nagu kaua vaeva näinud, tööd teinud ja osad teist võivad kogeda ka mingit tunnustust, et just nagu karjääri valdkonnas, et te nagu juhite neid hobuseid, te olete ise nagu enda peremees, oma elujuht, osadel teist on võib-olla siis ettevõte, et te liigute tugevalt, jõuliselt edasi. Et olete oma aega ilusti nagu panustanud sellesse oskused, teadmised, et nüüd aprillis on juba, saab siis esimesi nii-öelda siis vilju korjata ja ma näen ka siit on ka selline energia tuleb ka esile, et ka te vaatate tagasi, et kuhu te olete nagu välja jõudnud, mida te olete õppinud sellest, et te panete ette nagu siukse ümberhindamise ka veel, et mis töötas, mis ei töötanud, et te vaatate võib-olla siis siukest, kuidas see viimane aasta on teie jaoks olnud, kuidas see aasta algus on kujunenud ja siis nagu liigute edasi, et ma näen mingit ka plaanide, uute plaanide nagu loomist, et nagu kas panete kirjalikult kirja, plussid, miinused, võib-olla jah, et mida aprillis teisiti teha või maikuus, siis ma näen, et nagu plaanid nagu lähituleviku jaoks siuke 2-3 kuud, et on mingi planeerimine käib selles osas, et kellel siis ettevõttega seoses, kellega võib-olla perega seoses või siis tööga seoses, aga jaa, selline suuremat sorti elumuutus on tulemas ja ongi aeg nagu toimetada ja tegutseda ja ma näen, et see on siuke põnev ka, et ole ammu nagu on oodatud seda hetke, et jess, nüüd see on siin, nüüd ma saan seda teha, et ja väga põnev, selline huvitav energia. Nii, vaatame siis lähemalt veel aprillikuu neid energiaid, mis siis energiakaardid räägivad grupp number 1-le aprillikuuks 2025. Nii. Nii, mingi valikute vahel ollakse ja rääkides strateegiast, et jah, kannatlikkus on veel jätkuvalt oluline. Tasakaal, tervendaja energiat näen. Mündiga mees ka tuleb siit välja, nii. Grupp number 1, tugev mehine energia tuleb siit esile. Võib-olla osadel teist on see teie kaaslane, kes on teile toeks tugevalt. Võib-olla teil on mingi visioon, mida te tahate ellu viia, siis ma näen, et osadel teist siis kaaslane, et see mees mündiga ehk siis toetab teid kas rahaliselt selles osas või ta on nagu materiaalses mõistes on ta teile nagu seljatagune, et nii-öelda kivi siis, kellele saate toetuda. Ja siit ma näen jah, et võib-olla on siis jah, rohkem natukese ka tasakaalu vaja, et võib-olla te tunnete sellist impulsiivset energiat, et tahaks hullult toimetada, tegutseda, kuigi aprillikuuses, noh, planeetide seisu järgi on hetkel see, et Veenus ja see Merkuur on ka hetkel nagu tagurpidi,
hetkel on küll märtsikuu, kui ma seda videot teen, aga siis aprillis muidugi nad liiguvad siis ka korraks kaladesse, siis tulevad tagasi, liiguvad kaladest tagasi siis jääramärki, et natukese võib-olla asjad ei liigu kohe nii kiiresti, nagu te soovite, et alati, kui mingi planeet on nagu siis nii-öelda retrokraadis ehk siis tagurpidi, siis asjad nagu hilinevad, ei liigu kohe, võib-olla isegi ei õnnestu kohe, et te peate siis uuesti tegema, et võtke natukese see aprilli esimesed 2 nädalat nagu rahulikumalt ja rohkem nagu kannatlikkust oleks vaja, et see tulemused või see viljade korjamine jääb rohkem nagu aprillikuu lõppu, kui siis hästi paljud planeedid liiguvadki tulemärkidesse, ka Mars liigub meil vähienergiast siis lõvisse, ehk siis meil on rohkem jõudu, tahet tegutseda. Asjad hakkavad nagu ka kiiremini liikuma, sest õhus on sellised energiad, et asjad hakkavad kiiremini minema. Et see aprilli esimene kuu on veel natuke, see on niisugune energia kogumise aeg, et vaadake veel üle enne plaanid ja asjad ja tähendab, kuidas ma ütlengi, et vaadake üle nagu oma need ideed, mõtted, et mida te tahate teha ja tehke võib-olla ka mingi muudatusi ja siis lõplikult lükake võib-olla siis käima alles aprilli lõpupaiku, et natukese vaja kannatlikkus. Ma näen küll, et siin võib tekkida selline kadeduse asi sisse, et mitte, et teist kõik kogevad seda, võib-olla osad teist, keegi on teie osas kade, aga ma näen natukese seda, et tegelikult teil on ju see väärtus või vara käes olemas, aga muidugi seal kaugemal on selline kuldne, tahaks ju seda kuldset linda endale saada. Ja siin ma näen ka seda, et võib tulla esile see, et no milline tee ikkagi valida, et siin oli ka see kaart 2 hobust, et siin võivad vahepeal mingid mõtted ja asjad minna nagu jooksta 2, on ju, et võib mingi uus idee või mõte vahele ronida, joosta niimoodi, et siis ei tea, et mille vahel valida, et sellepärast ongi, et pange mingi plaan paika, strateegia paika, mis iganes asja kallal te töötate, et plussid-miinused tooge välja, võtke aega, ärge kohe kiirustage otsust või midagi langetama aprilli esimesel poolel, nagu ma ütlesin, et lükake see, kui vähegi võimalik, alles aprilli lõpupoole ja jah, kannatlikkuse kaart, et see on alati kaart, mida keegi ei taha eriti näha, et jälle kaua ma pean kannatlik olema, aga no see kaart on väljas, siin järelikult on siin tugev sõnum sellele, et tasakaal on vaja, kannatlikkus, natukese oodake, ärge kiirustage, et tugi on teil olemas ja oodake, kuni siis jah, jõuab aprilli siis teine pool kätte, et siis võiks nagu edasi siis jah minna. Okei, sellised energiat. Okei, vaatamegi siis lähemalt võib-olla siis karjääri osas, et mis siis täpselt võib-olla tulevad esile need muutused, nii karjäärikaardid, siis grupp number 1. Mida on oodata grupp number 1 karjääri osas aprillikuuses? Nii, võib-olla osad teist panevad kaarte, loevad kaarte, teevad samamoodi taro lugemisi, võib-olla siis ka YouTube'i formaadis või hakkate pakkuma personaalseid lugemusi või on teil endal osadel, võib-olla te kasutate ise tarokaarte või oraklikaarte siis, mis puudutab teie enda karjääri, et vaatategi, võib-olla see on üks viis teie jaoks, kuidas te siis panete strateegia paika või plaanid, ideed või et kas ma valin selle otsuse näiteks, et olete 2 vahel, siis panete kaarte, vaatate, et mis see valik toob või mis see valik toob. Et see võib teile abiks olla, vaatame, mis veel näitab grupp number 1. Aprillikuu, nii, siis on füüsilise töö, energia tuleb siit, muidugi siit on võib-olla terapeudid, võib-olla osad teist on ka, tegelevad siis energia nagu tervendamisega. Ma tunnetan rohkem nagu sellist füüsilise kehaga seoses on see nagu võib-olla teil töö, et kas te teete füüsilist tööd või või olete kuidagi seotud siis sportimisega, füüsilise terapeudi, võib osad teist võivad olla füsioterapeudid issand ja või on siis seotud jah, kuidagi reiki või energia tervendamisega. Nii, vaatame veel grupp number 1 ja et te ikkagi, kes selle grupi olete valinud ja ma näen, et pigem olete nagu rahul, võib-olla kus te olete hetkel, et see valdkond või karjäär, kus te nagu töötate, et teile sobib see,
et see nagu töötab teie jaoks ja osad võib-olla on teist kõnelejad, suhtlejad, et te võib-olla peate hästi palju ka aprillikuuses, mis puudutab siis karjääri või siis ettevõtlus, et te peate hästi palju suhtlema, et see kurgutšakra saab nii-öelda palju vatti. Te peate kogu aeg mingeid uusi võib-olla teemasid tõstetama, analüüsima, võtma nagu võib-olla hästi palju ka mingeid kohtumisi, miitinguid nii-öelda, et kus tuleb hästi palju nagu analüüsida, mingid asjad selgeks teha, et mingi otsus tuleb teha, aga jätke see otsus nagu aprilli teisele poole. Ja tundlikkuse kaart on ka siin esindatud, et tõenäoliselt olete siis jah, tundlik, olemuselt tundlikum kui siis teised teie inimesed teie ümber ja muutute veelgi nagu tundlikum. Ma näen ka, et siin võib-olla kristallid võib-olla osadel mängivad ka rolli, et te kasutate ka kristalle, siis veel tuleb veel kirjutaja energia ka, et teie olemuses võib-olla on siis selline, et te inspireerite, et te võib-olla kirjutate kas blogi või on teil YouTube'i kanal või hakkate tegema või tahate mingit raamatut kirjutada või te käite kõnelemas kas koolides või teete nagu töötubasi, et te nagu räägite, jagate seda, mida te olete ise kogenud, mida te olete ise õppinud ja see on hästi inspireeriv teistele, kes siis teid kuulavad, et teil on oma mingi kuulajaskond võib-olla olemas, kes tahab kuulata, et teil on mida öelda, teil on see info, mida on inimestel vaja teada, mis aitab inimesi ja sellega ma näen, et siis nagu jätkate ka aprillikuuses. Et ilmselgelt kõik teist ei ole võib-olla ei ole seotud sellega, aga ma näen, et aprillikuus saab olema täis suhtlemist, et on vaja kuskile otsusele jõuda, on vaja mingi asi selgeks teha, on vaja võib-olla midagi ka siis turule tuua või mingi niisugune nagu mingi asi, mis on teie karjääris või ettevõtlus, kuidas ma ütlen, on nagu muutuses, et sealt on midagi uut tulemas ja seda on vaja nagu teistele jagada, sellest on vaja nagu rääkida. Vot selline siis karjääri osas või siis ettevõtluse osas, mis ma tunnetan. Vaatame armastuse sõnumeid, et mis siit tahetakse teile öelda, mis puudutab siis suhteid, armastust, grupp number 1 aprillikuuks 2025. Nii. Ja olete armastust väärt. Nii. Võib-olla osad teist, ütlen ära, see ei käi kõigi kohta, aga osadel teist võib-olla on see, et see suhe ei toimi. Midagi ei toimi ja võib-olla oletegi kahe vahel, et mida ma teen. Minna või mitte minna. Selles on küsimus, et ma näen sellist nagu kaalutlemist. Tuleb kaaluda energia mul hästi tugevalt praegu, kalad, kaalud. Sõnni energia tuleb ka, ma tunnetan tugevat Veenuse energiat. Grupp number 1, võib-olla teie sünnikaardis on, kas Veenus, kalad, kaalud, energia. Nii, vaatame, mis veel tuleb. Ja no ja ma näen jah eraldumist, et aeg eemal, võib-olla võtate aja mõtlemiseks. Siit tulevad jah, erinevad energiat tuleb siit veel midagi. Üks kaart, nii veel. No nii, siit jah, et osadel teist ma näen, on aeg minna laiali. Täitsa konkreetne sõnum tulebki, et on vaja kas aeg maha võtta, paus teha, mõelda järgi, kas see inimene on õige, kas see suhe on väärt nagu pingutamist, edasiliikumist, et kas te näete sellel suhtel tulevikku ja siis võib-olla olete kahe vahel, siis ma näen, et osad teist võtavad pausi selles osas, sest midagi on nagu puudu, midagi ei liigu või ei arene edasi nii, nagu te olete enda peas ette kujutanud. Et nagu midagi oleks, aga justkui ei ole midagi piisavalt, et see suhe toimiks ja pigem kipub olema ühepoolsem ja sellepärast ma näengi osadel teist kas lahkuminekut või on pausile minnakse. Siis osadel teist ma näen sellist energiat, et teil on keegi tulemas, aga pigem kuu lõpupoole. Jah, kuu lõpupoole võib teie ilmuda, ma tunnetan jäära või siis sõnni energias isik, keegi selline tulemaa energia, siuke energia tuleb mulle läbi, aga pigem aprilli lõpupoole, siis kui enam Veenus ei ole retrograadis. Ühesõnaga, kui te kohtute
romantilise nii-öelda kaaslasega Veenuse retrokraadis, siis pigem nendega see suhe ei arene edasi, vaid nad on tulnud nagu õppetunniks. Et ei ole hea astuda suhtesse siis, kui on Veenus retrokraadis, et Veenuse retrokraadis on seotud armastuse, ilu ja ka rahaga, aga armastuse osas mitte astuda siis suhtesse ja pigem see on hea aeg kas ära midagi lõpetada, vaadata üle, hinnata oma suhe nagu üle nii-öelda, vaadata, kas see on väärt ja oodata siis pigem rohkem natukese seda õiget aega, et siis, kui Veenus enam ei ole, et pigem kipuvad sel ajal ilmuma meie ellu kas eksid või siis karmakaaslased, kes tulevad korraks mingit õppetundi andma, et Veenus retrokraadi ajal ei tule üldjuhul see tõeline siis hingesugulane ega ka see siis hingesugulane või siis kaksikleek. Ja vot, et siin osadel teist ikkagi on see, et kui te võtate pausi, siis tegelikult tuleb siit tugev sõnum selles osas, et siin tuleb nagu vaeva näha, tööd teha ja see aprillikooses tulebki see energia esile, et natukese aeg maha ja hinnata, vaadata üle siis, mis vajab muutumist. Võib-olla olete te ise, kes peab nagu selles mõttes mingi muudatuse enda sees tegema, osadel teist on see kaaslane, et mingit sorti muutust on vaja nagu läbi viia, et see asi saaks toimida. Et tuleb nagu mingi otsus siis teha, vot. Ja ka need, kes on võib-olla mõelnud, et tahaks suhtesse astuda, siis tegelikult teage, et te väärite armastust ja see on teile tulemas, aga kes teist on siis vallalised, et pigem ma näen siuke aprilli lõppu võib teie ellu keegi siis tulla. Nii. Ja vaatame siis ka lõpetuseks, mis on siis loomade kuningriigist, mis sõnumeid teile veel lõpetuseks tahetakse edasi anda grupp number 1. Nii. No pantri energia tuleb siit, mingi juhendamine. Võtame veel. Ja piirid on vaja paika panna. Ma tunnetan väga tugevalt piire, just mis puudutab siis suhteid, on ju. Mis veel tuleb grupp number 1-le, nii mingisugune nägemus, visioon ja et pigem vaadake, hinnake kõrvalt, et ärge kiirustage, päriselt ma ütlen teile, ärge kiirustage aprillis. Midagi kohe nagu, mingi otsus tegema kohe aprilli alguses, nagu ma enne ütlesin. Et võtke see aeg, hinnake olukorda ja tugevuse kaart ka. Et aprill, ma vaatan, äkki ma saan veel mingit lisasõnumeid veel tähemärkide osas või päevade osas või mingeid numbreid grupp number 1-le. Nii ongi jäära energia. No me rääkisime enne jäärast, on ju. Siit võib tulla, nii tuleb ka see number 9, võib-olla osad teist on sündinud 9. kuupäeval või on teie elutee number 9, kas tuleb veel meile siit energiaid. Ka number 5. Jah, on mingi otsus vaja teha, otsus vaja täide viia jäära energias, võib-olla osad teist on ka, kes on võib-olla siin kannata jäära energiat endas. Aga ma tunnetan pigem jah, et see on keegi teine, et keegi teine teie elus, keegi jäära energiast tuleb siit esile, ilmub teie ellu siin aprillikuuses ja mingi asi on lõppemas. Number 9, nagu number 1 alustab, on ju, number 9 lõpetab, et teil midagi lõpeb siin ära aprillikuuses. Suhteliselt kiiresti ma näen, et see võibki tulla ootamatult midagi või otsustate ise, et ma teen millelegi lõpu, et aitab küll. Ja see nagu otsus tuleb teie enda seest, et te olete nagu valmis, et siin ongi kas aeg edasi liikuda, lõpetame vana etapi ära ja olgu see suhtes, kas karjääris midagi, mingi selline suuremat sorti jah, siis lõpetamine ja alustamine. Aprilli siis teisel poolel on pigem see alustamise energia hakkab siis rohkem tööle, et aprilli esimene pool jah, nagu ma ütlesin, on siis lõpetamine. Ja ma näen, et ikkagi teis on see nagu tugevus olemas, et teil on see kindel nägemus, kuhu te tahate edasi liikuda, teil on nagu see sisemine tugevus olemas ja
jah, vaadake, jälgige, mis teie ümber toimub, mis märke võib-olla ka universum saadab ja jah, ega ma rohkem ei oskagi teile midagi öelda, et jaa, selline sai olema siis minu poolt lugemine teile ja grupp number 1 ja ma soovin teile kõike head ja kui teile see lugemine meeldis, võite jätta mulle like'i ja tulla ka jälgijaks, et see aitab siis algoritmile kaasa ja saab soovitada minu videosid ka edasi teistele. Ja kui on küsimusi või soovite personaalseid tarolugemisi, võite mulle kirjutada minu emailile mariasõnumid@gmail.com. Aga me kohtume siis järgmises videos. Ole tubli ja tšau! Tere, kallis grupp number 2. Ja vaatamegi siis, mida toob aprillikuu 2025. Nii, grupp number 2. Okei, ma näen siit nagu sedasi, et tahaks nagu edasi liikuda mingis suunas, aga nagu, et mingi selline üksi, et olete kuskile nagu, kuidas ma ütlen, see tee ei ole just nagu selline pime, vaata, ja siis ma näen, et olete nagu üksi selles ja ka see tee ei pruugi nagu olla see õige valik ja ka kindlasti mitte see üksi töötamine või see üksi millegi kallal nokitsemine, et te võib-olla ei liigu nagu edasi, et ma näen, et see aprillikuu algab teil, kus te vaatate, hindate üle, mis töötab, mis ei tööta, natukese sarnane ka grupp number 1, et valida see teine tee, et ma näen, et te hakkate liikuma hoopis teise tee suunas, kuna see, kus te hetkel olete, ei ole nagu teile tulemusi toonud. Jah, ma näen ka siit seda õppimise energiat, tugev õppimise energia, info kogumine, raamatute lugemine, keegi nagu võib-olla teid suunab, juhendab, võib-olla osad teist käivad koolis, praktika võib-olla, et ma näen seda, et te ise näete, et ma ei saa edasi minna, et midagi peab muutuma, kas tuleb mingi kursus võtta, kas mingi teema tuleks nagu selgeks teha, et seda ei saa enam edasi nagu üksi, ma näen, et või ei saa nagu hakkama, et midagi on teil nagu nõrk ja see asi tuleb selgeks hoopis teha, siis ma näen, et hakkate hoopis seda asja õppima, midagi arendama edasi. Ja et mingi asi teid ei teeni, et te peate nagu tulema ära sealt tee pealt, kus võib-olla on niisugune mudane tee tuleb mul kohe silmad, et sinna sisse ei ole mõtet astuda, sest ei välju sealt puhtana nii-öelda, et saate hoopis mustaks ja te ei jõua nagu sinna soovitud kohta või mingi asi, mille kallal töötate, et te peate nagu midagi muutma, teise tee valima. Osadel teist ma näen ka seda, et võib-olla olete kinni võib-olla mingites tulemustes, et nii tahate seda, aga selles kaardist on tugev sõnum see, et laske vabaks, laske lahti, et mis see tulemus on, et siin tuleks nagu jah, midagi teistmoodi teha. Nii, vaatame, mis siit veel tuleb. Ja maagikaart tuleb ka, et see aprilli lõpp nagu grupp number 1 toob siis uusi energiaid, manifesteerimise energia ka, pigem jah, jääb see aprilli lõpupoole, et mingid uued algused tulevad siis, sest ma näen, et te võtate kätte ja muudate midagi oma elus. Kas tuleb veel siit grupp number 1? Nii. Jaa. Et peate edasi liikuma. Et siin võib olla, kes käivad teist ka koolis, et võib-olla te saate kas siis aprillikuuses vastuse, et võib-olla osad teist saavad kas stipendiumi või mingi rahaline stipendium nagu kooli pealt, mul tuleb siuke energia esile, ka mingi edasi liikumist, aga see jah, kuskil aprilli teisel poolel ma näen. Et enne tuleb nagu midagi ära muuta, midagi teisiti teha ja see toobki teile nagu paremad tulemused, see soovitud energia või siis eesmärgi, mille poole te liigute. Mis ma siit veel näen? Ma muidugi näen ka sellist romantilist energiat. Et see mingid teemad tulevad ka, mis on nagu armastusega seoses tulevad esile, kas tahavad mingit muutust või osadel ma näen, et teil võib-olla tuleb keegi ka uus inimene ellu, uus kaaslane.
ühesõnaga, mingid teemad, mis puudutavad ka armastust kooliga seoses, et need panevad kuidagi teie südame võib-olla rohkem põksuma aprillikuuses, et mingid energiad on muutumas ja te ise tunnete võib-olla ärevust, vot ärevusenergia tuleb esile aprillis. Et on sihuke ärevus, põnevus, et midagi tuleb nagu kohe hakata tegutsema, toimetama ja teistmoodi nagu liikuma, et mingi selline kiire nagu energia, sihuke intensiivne energia nagu sõidab sisse. Vot sellist energiat ma tunnetan. Aga jaa, et esimesed 2 nädalat on siis pigem jah see, et võtke, samamoodi võib-olla kõnetas ka grupp number 1, et võite ka seda kuulata, et ma seal tõin ikkagi välja seda, et see Veenus ja Merkuur on retrokraadis, siis ei ole hea aeg üldse nagu uusi asju alustada, ei suhteid ega midagi, vot sellel ajal on hea just vaadata tagasi mineviku poole, teha lõpp nagu minevikuga, et see, mis hetkel ei tööta, et retrokraadide ajal on siis hea nagu üle vaadata, et ahah, see ei tööta, siis see tuleb üldse nii-öelda siis panna siis kõrvale või üldsegi siis minema visata, et ja siis alustada, kui retrokraadist väljuvad need planeedid, ehk siis Marsi ja aprilli teisel poolel, kui ka Mars liigub lõvisse, et siis on energia on tugevam, jõud on rohkem, tahet on tegutseda, mõtted, kõik asjad liiguvad kiiremini, et retrokraadi ajal siis asjad alati aeglustuvad või siis üldse tühistatakse ära, et sel ajal siis mitte alustada siis midagi uut, välja arvatud asjad, mille kallal te olete nii-öelda siis enne juba töötanud, et siis nagu retrokraadi ajal tuleb punkt panna, ehk siis tuuagi siis juba see asi nii-öelda siis reaalseks, et reaalsesse ellu, aga midagi uut ei alusta nagu selles mõttes. Okei, vaatame siis ka neid energiakaarte lähemalt, et aprill on natukese teile selline jah, hektiline, tundub niisugune kaootiline kuu. Mis need energiat siis ka veel näitavad grupp number 2-le? Nii, mingid valikuid ja mingi nii-öelda sõdimise kaart, et enda eest seismist ja mingi kaitsmist ma tunnetan, võib-olla on kaitsmise aeg, te nagu peate kuidagi ennast tõestama kellelegi, et miks just teie, et ma näen mingid uksed avanevad, mingid võimalused tulevad aprillikuuses ja neid võib olla mitu, et mille vahel siis valik teha, vaatame veel, mida näitab siis grupp number 2-le, aprillikuu energiat, okei, osadel teist on ka pereaeg, nii, jälle maagikaart, teine kinnitus, mis siit mul tuleb nagu, teil on ka, ma näen tugev mehe energia on toeks ikkagi, meesterahvas, oi kui tore, raha ka tuleb ikkagi, rahaenergia on olemas, et mingi uued uksed võivad avaneda, et siit mul tuleb ka esile uued võimalused raha teenimiseks. Võib-olla siin jah, ja siin ta võib-olla on nagu mingi tõestamine käib, et miks just teie peate see olema või kuidagi, ma ei tea, mul tuleb sihuke energia esile, et te olete, te nagu lõikate omal mingit seda vanat rohtu eest ära ja teete nagu tee puhtaks, et mingid teed saaksite hakata kõndima ja nagu okei, ja siit tuleb selline puhastamise energia, puhastate ära midagi enda eest, viskate kõik vana sodi minema, olgu kas see kevadpuhastus kodus või ka tööga seoses või ma näen sellist suurt puhastust, võib-olla ka mingi detoks füüsiliselt, mingi megapuhastuse energia tuleb siit. Ja ma näen, et kas pere või meesterahvas on teile toeks, osadel teist võib olla ka meessoost sõber, mis siit ma veel näen, jaa. Mõtlemise kaart on ka, thinking man on ju, analüüsite, ongi, te vaatate üle, niisugune rohkem kasutate loogikat aprillikuuses, rohkem on sellist mentaalset, kuidas ma ütlen, vaimutööd siis, mõtlemist, õppimist ja see nõuab teist nagu sellist mehist lähenemist, mehe energias arusaamist, hästi tugev mehe energia on siin, nagu te näete, on mitu meest on väljas. Osadel teist on see meesõpetaja võib-olla, keegi meesterahvas, kes teid õpetab, jagab kogemusi ja annab teile sellist võib-olla, kuidas ma ütlen, konstruktiivset kriitikat, suunab teid edasi, ta toob nagu esile konkreetsed asjad või olukorrad, millele peate hakkama rõhku pöörama, mida peate muutma,
hästi konkreetne, lühike ja konkreetne selline energia tuleb. Mis mul veel tuleb? Tuleb hästi tugev jääraenergia, sõnni, kaljukitse ja kaksikute energia. Tugevad need energiat, võib-olla olete ise selle energiakandja või on see meespool selle kandja, et sellised energiat siit tulevad. Ja pere, et perega on hea aeg nagu viita, et kellel teist, ma tunnetan hästi tugevalt, siis on 2 lapse energia, on ju, et poiss ja tüdruk, on ju, et ka perega viidate rohkem aega koos, vot, nii. Aga siis vaatamegi siis karjääri osas, karjäär või ettevõtlus, mis siin meile näitab. Nii, aga nagu grupp number 1-ski, et olete nagu õigel rajal, et see nagu toimib või töötab teie jaoks. Jälle see sama kaart tuli ka ja grupp number 1 välja, et võib-olla siis tuleks ka rohkem kuidagi balansseerida oma seda töö ja eraelu sedasi, et võib-olla ka rohkem füüsilist liikumist, et jooksmised, ujumised, rohkem väljas mingid kõndimised, et nagu spordi tegemist võib-olla, ma tunnetan osadel teist, et te peate võib-olla rohkem nagu füüsiliselt ennast liigutama aprillikuuses, et teil on vaja mingid energiat panna nagu tööle, et mina olen ise täheldanud hästi palju seda, et füüsiline liikumine, kas ma käin jooksmas või kõndimas, ta raputab minus mingid vanad energiat, muremõtted nagu maha ja ta paneb nagu vere nii-öelda siis tööle, uued mõtted hakkavad ka liikuma, ehk siis uus värske energia tuleb siis nagu õuest. Ja vana energia siis läheb nagu välja ja hakkavad uued mõtted, ideed tööle hoopis. Ja ka lahendusi on minul tulnud hästi palju läbi selle, kui ma olen läinud siis jooksma näiteks või siis kõndima. Nii leadership, sihuke juhi energiaga. Peate ise midagi muidugi siis enda kätte, enda juhtimisse üle võtma, et see on teie teha, teie otsustada. Olgu selleks siis ettevõtluses või ka peresiseselt, kui te olete kodune või siis kus te töötate, et teile antakse nagu juhi roll, et te peate nagu rohkem otsustama, juhtima aprillikuuses, et võib-olla te ei olegi seda enne teinud, aga siis tuleb võib-olla mingi aste edasi, kus te peate siis nüüd rohkem vastutama. Jah, vastutuse energia on tugev, kas see on seotud siis lastega, töö, ettevõtluses, õppimises, et mingi sihuke vastutamise energia tuleb. Nii, vaatame veel. See oli ka grupp number 1. Et ka muutute rohkem tundlikumaks ja läbi selle, kuna te olete, mida tundlikumaks te muutute, siis läbi selle te hakkate ka rohkem oma elu ümber hindama, te hakkate rohkem muutusi tegema, sellepärast et mida rohkem energiat te tajute, siis erinevad energiat mõjutavad teid, kas siis negatiivselt või positiivselt ja vastavalt sellele, kuna tunnete rohkem energiaid, siis te ei saa leppida iga asjaga või iga olukorraga, et siis te vastavalt sellele kogu aeg midagi nagu muudate, sest te väsite ära mingitest energiatest ja vajate nagu kogu aeg nagu sihukest edasiliikumist, uuendusi või ka sellised energiat hoopis, et mis teid hoopis tasakaalustab, et te tunnetate ise ära, et okei, see ei tööta minu jaoks enam, et ma pean sellest lahti laskma või et see töötab, seda ma pean rohkem oma ellu tooma. Nii, mis siit veel tuleb? Ja reisimise energia on ka, et võib-olla osad teist siis te võib-olla reisite siis aprillikuuses, et kas olete kuidagi läppari taga, arvutiga teete tööd või siis tunnetan, osad teist tuli sihuke nagu ka blogimise energia siit, et võib-olla kirjutate blogi või midagi nagu kirjutate või hindate või ma näen nagu mingit sellist analüüsi, mis tuleb, et võib-olla siis teete oma tööd nii-öelda, et olete muidu kodukontoris, aga siis otsustate, et lähete näiteks kuskile mujale, aga teete kodukontorit näiteks kuskil mujal. Et vot sellised on siis need tööenergiad. Nii. Vaatame siis armastuse ja suhete osas, mida näitavad siis kaardid grupp number 2. Nii. Grupp number 2. Mis meil tuleb siit? Okei, siukene natuke siuke sõltuvuse energia tuleb, nagu suhete sõltuvus või kuidagi selline energia tuleb siit esimesest kaardist esile, et see võib kuidagi natuke see mõjutada suhteid enda ümber. Nii,
mis veel grupp number 2-le? Kas tuleb veel? Ma tahaks veel ühte kaardi. Okei. Nagu alati, siis tulevad erinevad energiad läbi, kuna tegu on üldise kaardi lugemisega, siis kui osadel ma näen on kuidagi seotud kas religioonselt või kuidagi, et kas see kaaslane täiesti nagu teistmoodi, teistsugune, ta võib olla religioonne või ülispirituaalne või isegi teisest rahvusest, siis ma näen ka seda, et olla nagu rohkem optimistlikum ja positiivne, mis puudutab teie suhet, et kellel on juba suhe olemas, kellel võib-olla on alles tulemas, et siin on nagu kinnitus, et pigem on nagu hästi. Et ma ei näe sellist nagu, et on halvasti suhetes, et aprillikuuses on rohkem võib-olla olla mängulisem, veeta aega koos ja mis puudutab nagu, et kas minna koos kuskile, ma ei tea, kas reisile või kohvikusse või jalutama või mingid sellist ühiseid tegemisi nagu. Ja mis on just nagu niisugused mängulised, et mis pakub palju nalja ja võib-olla mingi komöödiafilmi vaatamine, et midagi, mis nagu panevad mõlema nagu partneril siis sisemise lapse särama. Et koos peab ikkagi hea olema, et sisemiselt peab, see tunne on hästi oluline, on ju. Aga siin on ka see natukese, nagu ma ütlesin, selline sõltuvust tekitav energia ka, et võib-olla teie kaaslane tekitab teist sõltuvust või vastupidi. Või on mingid sõltuvused seotud suhetes, millest peaks nagu vabanema, et siit võivad tulla ka mingid muutused selles osas, et murda mingeid vanu mustreid või kombeid või mingid sõltuvusi nii-öelda, et see võib teil teemaks tulla ja sellega võib hakata ka tegelema siis rohkem aprillikuuses. Ja siis ma näen, et kes teist on vallalised, et oodake, te peate veel ootama, on ju, et see õige aeg on tulemas, ta tuleb, see õige inimene tuleb teie ellu ja osadel teist on juba keegi olemas juba mõnda aega, et kui ta ei ole kindel, et huvitav, kas ta on ikka või kas see võib tema olla, siis pigem on siit nagu kinnitus, et see on, et olete juba temaga kohtunud, lihtsalt ta võtab veidi aega, et ta ise nagu naturaalselt hakkab ise nagu paika loksuma, et see võtab veidikene aega nagu. Et natukese nagu jah, siuke kannatlikkuse kaardid, aga muidu ma näen, et pigem on nagu siuke positiivne energia, mis puudutab siis suhteid. Nii, aga oota, ma vaataks äkki siis ka äkki neid tähemärgi energiaid siis, et võisid rohkem kaarte kui vaja, nii. Tähemärgi energiaid võib-olla teile ka, et kellega te võite kokku puutuda siis aprillikuuses või mis on need olulised, veel üks kaart jäi siia vahele, et kes on need olulised tähemärgid teie elus või võib-olla te ise selle kandja, okei, siit mul tuleb kaljukitse energia, you will start all over again ja mingi muutus tuleb, et alustate midagi uuesti, nii vaatame veel, mis siit tuleb, grupp number 2-le, nii veevalaja. Number 2, it is progressing well now, et hakkab edasi liikuma, koostöö energia tuleb siit, veevala energia number 11, number 10, number 2, võib-olla on teil sünnikuupäevad või osad, keegi teist on ka, see elude number on number 11, nii number 8, skorpioni energia. Ja et asjad on töös alles, et olgu kas seoses suhetega või siis karjääri osas, et mingid protsessid käivad, nad on töös, nad ei ole selles mõttes paigalseisus, vaid nad võtab lihtsalt rohkem aega. Nii, keegi koputab, et võib-olla see koputus on osadele teist mõeldud, et aeg nii-öelda siis ärgata üles sellest kalade energiast, nii-öelda siis sellest hooajast välja tulla ja hakata liikuma üldse teises suunas ja mingi tasakaalu on vaja. Tasakaalu on vaja, no ma tunnetan pigem see töö eraelu, et seda nagu spordienergia tuli vahele, et mis me see kaardi võtame ka, enjoy. Ja see on siis siuke neitsi energia. Number 6 on ka siis esindatud neitsi
niisugune ja, et no ärge unustage ka elu nautimast, sellised energiat ja ma panen lõpetuseks veel siis teile, mis kaardid ma siit veel saan, nii lõpuenergiat siis lõpetuseks veel, mis siis soovitused on veel grupp number 2-le aprillikuuks 2020, nii, muutus, uued algused, nagu ma rääkisin, Skorpioni energiast ma rääkisin ka, tuli see kaart välja, võib-olla osad teist on ka Skorpionid, on ju. Siis on mingisugune müstika, fantastika ja jälle playfulness, et mängulisus tuleb nagu topelt, see on oluline märksõna teile, kas teie suhetes ka lastega, et võib-olla siis rohkem niisugust mängulisemat ja põnevat aega oma lastega seoses. Vaatame veel, et muutuste kogete igal juhul, teil tuleb suuremat sorti muutust, te raputate selle vana kihisele, nii nagu maad tulevad oma sellest vanast kestast välja, nii tulete teie ka, et selline uued algused on terendamas, on ju, aga enne tuleb vanast välja astuda, vanast minas, vanast kommetest, mis enam ei teeni, see tuleb lihtsalt maha raputada endast, ära saata, minema minna. Ja niisugune müstilisem kuu võib ka olla, ma näen selles kaardis, et see võib-olla kuidagi müstiliselt hakkavad teie elus mingid muutused toimuma, et siis saate hiljem aru või viite nagu pildi kokku, et et see on nagu, nüüd ma saan aru, mida see tähendas või see situatsioon või see märk oli, aga see nagu tundub nii müstiline, et ei oska nagu seda teistele seletada, et selline energia tuleb. Ja siis ma näen ka seda, et ikkagi see kuu teisel poolel tulevad niisugused rahulikumad ajad, võib-olla siis delfiin on osadele teist selline, kuidas ma ütlen, teie hingeloom või et kui kuidagi tunnete tugevat nagu sidet delfiinidega. Et ma näen, et jah, niisugused rahulikumad ajad või siis nagu rahuneb midagi maha või on nagu tasakaalus rohkem siis kuu teisel poolel. Vot, sedasi siis selline sai olema minu poolt lugemine teile ja grupp number 2 ja kui teile see lugemine meeldis, võite jätta laigi ja kommentaari alla, et mis resoneerus ja kui te ei ole veel jälgija, siis tulge ka jälgijaks, sest see aitab kaasa minu kanali kasvamisele, ehk siis YouTube'i algoritm, mille läheb see korda. Ja kui teil on küsimusi või tahate personaalseid kaardilugemisi, siis võite kirjutada mulle meilile mariasõnumid@gmail.com ja ma soovin teile kõike head. Olge tublid ja me kohtume järgmises videos. Tšau, tšau! Tervist, grupp number 3 ja vaatamegi siis, mida on oodata teil aprillikuuses 2025. Nii, grupp number 3, mis on tulemas? Nii, kas tuleb veel siit? Ja pere, väga põnevad kaardid on teil. Grupp number 3. Tulid sellises järjestuses, nii, tugev maaenergia, vesi, õhk, okei, need kõik, peaaegu kõik elemendid on esindatud, välja arvatud siis tuli, ma pigem tunnetan sõnnienergiat, kalade, vähienergiat, mingil määral kaljukitse, natukese hamburit ja siis on ka niisugune õhu, ühesõnaga ja kaksikud. Teie energia on siis esindatud hästi tugevalt. Mis ma siit täpselt tunnetan? Teil saab olema põnev kuu. Palju on teha, toimetada, ma näen reisimist, ma näen kas kohvikutes käimist, mingi uute kultuuride avastamine, mingid uued toidud, retseptid tulevad mulle silmade ette, perega aja veetmist, ma näen, et kuidagi olete ise hästi tasakaalus, olete ise rahul eluga. Ja ma näen, et seda teie ümbruses ka siis see maailm nagu peegeldab, et suhted on suhteliselt harmoonilised, kas pere vahel, kas kaaslasega, sõpradega, töökaaslastega, ettevõtluses oma äripartneritega, et suhteliselt hästi tunnete. Ma näen, et te särate, ma näen, et te olete hästi palju enda poolt nagu panustanud, et te olete ise hästi tugev selline hakkaja, ettevõtja tüüp. Siis ma näen, et teil on nagu hästi palju, mida teiste poolt anda, et tuleb selline tugev sõnnienergia sellest kaardist, tugev sõnnienergia. Ja ma näen, et otsite mingeid uusi võimalusi aprillikuuses.
et no, see on selline igavuse kaart, et tahaks midagi põnevat, läheks reisile, läheks kohvikusse, pole seal kohvikus ammu käinud, et jah, ma näen, et te võib-olla tegelete ka siin osad teist ka emotsioonidega, sest ma tunnetan mingit sihukest nagu veidike igavuse tunnet, et teil on nagu kõik selles mõttes nagu paigas või kõik toimib või et tahaks mingit särtsu, mingit vürtsi või mingit sellist natukese nagu raputamist. Ja ma näengi, et osadel võib-olla teist on plaanis ka kolida, et võib-olla te kolite teise kohta elama, kas teise linna või riiki, ma pigem tunnetan rohkem nagu reisimist, et võtaks ühe kultuurireisi ette, läheks kuskile Pariisi või Prantsusmaale või Tšehhi, Prahasse, mis mul veel tuleb, et Itaalia energia siit tuleb esile, kuskile soojamale kohta, tahaks sinna minna mõneks ajaks, siis ma näen ka seda, et kellel teist on olnud võib-olla selline kaootiline või selline tormiline nagu aeg selja taga, siis ma näen, et aprillis on nagu jess, et nüüd nagu asjad rahunevad maha, taevas läheb siniseks, tuul vaibub, need lained ka võtavad tasapisi ja te liigute nagu rahulikult edasi niimoodi, et saate nagu hingata lõpuks, on ju. Siis siit ma näen ka seda, et kas osadel teist on õhuenergias meesterahvas teie elus või olete ise see ja ma tunnetan just tugevat kaksikute ja veevale energiat, et kas temaga võib-olla mingisugune jutuajamine, ma isegi praegu mul ei tule hetkel pähe, mis juttu ajama, aga ma tunnetan mingid asjad tahaks nagu selgeks rääkida või arutamist, et selline nagu õhuenergias meesterahvas, kes on hästi konkreetne, loogiline, tugev analüüsi mõtlemisega, et ma tunnetan osadel teist sellist energiat ka, et mingi selline aus, puhas, näost näkku sihukene kommunikatsioon tuleb ka veel esile. Nii. Ja vaatamegi siis lähemalt energiakaarte, et mida need siis, mis energiat veel siis täpsemalt on või siis täiendamiseks nii-öelda. Nii, grupp number 3. Tuli. Siit on mingi võitlemist, mingi tõestamise kaart, siin on ka kadeduse energia, mis siit veel on, nii, Garden and the Gate, ja need siit tuli ka maailmakaart, mis on veel sõnum grupp number 3-le, nii jah, mingi uus kodu, uus asukoht, kus te pole enne käinud, siit tuleb ka selline spirituaalsem energia, et jooga tuli pähe, reiki tuli pähe, võib-olla hakkate teil tuleb selline uus võib-olla spirituaalsem hobi osadel teist või te külastate mingit templit, pühatemplit aprillikuuses nagu reisimise käigus. Ma näen, et te olete hästi suunatud nagu maailmale, et te tahaksite nagu maailmaga rohkem kontaktis olla, et võib-olla tahaksite rohkem võib-olla sõpru või tuttavaid, kes on välismaalased, et kuidagi süda on avatud sellele, et tahaks reisida, tahaks nagu arendada mingeid tutvusi või tööd või ka suhteid nagu välismaalastega. Et mingi uut laadi ka ukse avanemist ma näen siin aprillikuuses. Uus uks avaneb teil ja see on selline nagu uus, selline ongi võib-olla müstilisem kogemus, põnevam kogemus, spirituaalsem kogemus. Ma tunnetan, see võib tulla just läbi reisimise, et kuhu teil on plaanis minna, et seal teil toimub mingisugune niisugune avastamise hetk tuleb siit. Ma näen, osad võib-olla teist tahavad mingeid erinevaid aedu külastada, kas kuskil Inglismaal, Prantsusmaal või siis need mõisa, need aiad, et mingi ka selline energeetika tuleb, et kui te olete mõelnud, et tahaks külastada aedasid, selliseid iluaedasid, siis see on täitsa ideaalne aeg aprillist teise poolel siis alates või siis panna paika mingi reis aprillikuuses, et minna kas mais või juunis siis kuskile iluaedasi vaatama, et selline energia tuli ka esile. Ja ma näen jah, et siin on nagu uus koht on tulemas, siin on ka liblikad, see on mingi uus asutus tuleb teie ellu, kus te pole enne käinud või olnud ja nüüd te esmakordselt lähete sinna. Siis ma näen ka, ma ei tunneta otseselt, et te olete ise kadedad või selline, et ma pigem tunnetan selles kaardis seda, et mis mul tunne tekib siis.
mul ei tule isegi, ma ütlen ausalt, mul ei tule hetkel õigeid sõnu, mida ma tunnetan siit. Pigem ma näen, et see on mingi koht, teine koht, kus te ei ole käinud, te hetkel vaatate nagu eemalt, tahaks ka, aga ma ei tunne, et see oleks nagu halb kadedus, mul ei tule seda tunnet siit. Ja no, et siin ongi, et kuna ma enne nägin, et osadel teist võib-olla oli selline tormiline aeg või on hetkel ka, siis aprillis nagu kuidagi te lõikate nagu läbi selle ja siin on ka see, võib-olla ongi see, kas selline oluline suhtlemine tuleb esile, et te teete nagu lõpu millelegi, et see ei käi kõigil teie kohta, aga osad teist siis te lõikate midagi läbi, mis võib-olla teid on vaevanud ja siis see asi nagu rahuneb maha. Vot selline energia, ma vaatan, kas siit tuleb teile veel midagi. Nojah, selline tervendamise energia, kuu energia, siis on võib-olla sihuke ärevus või põnevus või natukese ärevust on ka. Et aga ma näen, et mingi tervenemine toimub, võib-olla osad teist puutuvad kokku mingi tervendajaga või keegi, kes aitab teid nagu energeetiliselt edasi, annab kas teile nõu või infot või et mingi info või nõu, mis aitab teile võib-olla edasi minna. Et see käi muidugi kõigi teie kohta, et kes ise tunnevad ära, et kellel on nagu millegi osas on võib-olla küsimus või mure üleval, et siis tuleb võib-olla keegi aprillis teie ellu, kes aitab teid edasi. Nii, okei. No vaatame siis nüüd karjääri ja ettevõtluse osas. Võib-olla osad teist on ka kodused. Et ka selles osas võib olla nii, vaatame, mida näitab siis grupp number 3-le, aprilli-juu 2025, nii. Tervendajast rääkisime enne tervendajast, osad teist on võib-olla siis kas töötavad meditsiinivaldkonnas, on medõed, et teil on selline tervendav energia, et te nagu rahustate inimesed maha, et kui keegi tunneb, teie läheduses on närvis või on mingi probleem, teil on kohe nagu nõu olemas, te oskate nagu inimest aidata, et teil on selline suhteliselt tasakaalustav energia, et ma tundsin nagu sellist sõnni energiat, et oma olemuselt olete hästi rahulik ja võtate asju nagu ka rahulikult ja siis ma näen siit, on lilledega, et osad teist võib-olla on seotud siis aiandusega ja ma rääkisin enne veel iluaedadest, on ju, et tahate võib-olla siis mingi uusi iluaedasi näha või külastate iluaedasi või panete mingi reisipaika, et tahaks minna siis lähikuudel kuskile välismaale, mis on seotud siis aiandusega või on teil ka ettevõtlusega seoses midagi nagu, mis on seotud lillede, maastikuehituse, kujunduse, need värvid, kõik selle poolega, et ma näen, need tulevad hästi tugevalt aprillis, mais ja juunis esile. Osad teist on ka floristid võib-olla, kes kuulavad seda. Või teil on kuidagi, kuidas ma ütlen, te oskate nagu taimedega suhelda või teil nagu rohenäpud olete. Et teile sobivad taimed, teile meeldib loodus ja te sobite hästi ka loodusele ja taimedele ja et teis on sihuke tervendav energia, et teil asjad ilusti kasvavad ja nagu toimib ilusti. Vaatame veel, mis siit tuleb grupp number 3-le. Nii. Ehitaja energia. Jah, võib-olla osad teist füüsiliselt ehitavad. No oli ka see maastikuehitus tuli mulle ette. Ka see energia. Siis võib-olla te loote ja ehitate kas oma ettevõtet või alles olete karjääri alguses kuskil ja te alles hakkate nagu vundamenti sellele looma. Nii, vaatame, mis siit veel tuleb. Jaa, no siiamaani ma näen, et kõigil grupil on see kaart välja tulnud, et olete õigel rajal, et te teete õiget asja. Jällegi see bodywork on ka kõik grupid läbi käinud. Et siin osadel võib teist ka olla see lihtsalt hoopis märgiks, et peaks võib-olla sporti rohkem tegema, füüsiliselt rohkem liigutama. Osad teist võib-olla on seotud spordivaldkonnas, et te töötate selles, kas olete ise treener või olete atleet või kuidagi või füsioterapeut või massaaži valdkonnas, et ka selline energia tuleb esile ja mis siit veel tuleb. Nii, on kaitse peal ja vabadus, et ma ei tunne, et teil oleks nagu mingid plokid või midagi peal, mis puudutab kas edasiarengut teie karjääris või ettevõtluses. Et ma näen, et teil on suhteliselt tugev kaitse peal.
isegi kui te teete mingi hüppe või vahetate mingit töökohta, et see kuidagi läheb ikkagi sujuvalt. Aga pigem võib-olla siis aprilli teisel poolel. Ja et teil on jah see vabadus olemas, et mida te tahate, võib-olla võtate ka mingi teise eriala kõrvale või hakkate kõrvalt tegema kas ettevõtted näiteks. Et jaa, sellised on siis need karjäärienergiad, mul ei tule siit rohkem midagi. Nii, vaatame suhete osas. Mis on sõnumid grupp number 3 armastuse osas aprillikuuses 2025. Nii, vabanemine, vabastamine. Kireenergia loomulikult on ju. Nii, vaatame veel. Need ära. Hingesugulane, jah. Et kui ta on niisugune ülimüstiline, fantastiline, intensiivne, hingeline side, siis mõtlete, et huvitav, kas ta võiks olla minu hingesugune? Jaa, on. Vaatame veel, mis siit tuleb. Nii. Oluline sõnum. Laske oma eks vabaks. Keegi teist, konkreetselt kellelegi teist, ma pean seda ütlema, laske vabaks oma eks. Ärge olge tast kinni. Hetkel on Veenus ka retrograadis, ehk see on Veenus on seotud armastusega. See on hea aeg vabastada kõik eksid, kõik need inimesed, kellega enam ei ole sidet või on nagu ära vajunud või on aeg edasi liikuda. Selleks on hetkel ja ka aprilli esimesed 2 nädalat ideaalne aeg on selleks. Laske vabaks, ärge hoidke kinni, mis enam ei teeni teid ja liikuge edasi. See on osadel teist, see ei käi kõigi teie kohta, siis ma näen, et osadel teist on korralik toimiv suhe, hingesugulassuhe, seal on ka kirge ja möllu ja kõike värki, et töötab kõik ja mingi osa teist ei tööta, laske vabaks. Osadel teist võib tulla ka eks tagasi esimesed kas nüüd või siis esimesed 2 nädalat aprillikuuses, et kohe kindlasti ei, et kui Veenus on retrokraat ja sel ajal tulevad eksid tagasi, siis see tähendab seda, et midagi on lõpetamata on vanas suhtes, ikka veel mingisugune niit on seal, mis hoiab teid kinni, et te ei ole nagu lahti lasknud, ei ole kas sellest suhtest õppinud, siis tegelikult see tulebki nagu õpetama või näitama, et midagi veel vajab, kuidas ma ütlen siis, lahti laskmist, lõpetamist, võib-olla analüüsi on vaja teha. See on muidugi erinevatel inimestel erinev, et kui ta tuleb, kui ei tule kedagi nüüd sel ajal, alates siis nüüd 1. märtsist nüüd kuni vist oli 17. aprillini on Veenus retrograadis, siis jäärast kaladeni liigub. Et kui sel ajal teil ei ole tulnud ükski eks tagasi, siis see tähendab seda, et teil ei ole nagu midagi minevikus jäänud nagu lahendamata, mis puudutab siis mingeid armastussuhteid eksidega. Vot, nii. Vaatame veel siit, kas tuleb siit sõnumeid. Okei, tuli veel. Ja, no ongi reisile minek siit. Ma näen ikkagi Itaalia tuleb, Veneetsia energia mul tuleb sellest, et lähete reisile, osad teist ma näen. Ja ongi aeg seda aega koos nautida ja peategi aja leidma. Ja ma näen ka, et nagu süda avaneb. Et saada nagu rohkem seda armastust partnerilt, et kellel on juba see suhe olemas, et teil nagu toimib ja ma näen, et jah, te liigute nagu siit edasi, siis nagu niisugused põnevamad ajad on ees tulemas ja ma näen, et te ise nagu panustate selle nimel ja osad teist ikkagi peavad töötama selle kallal, et tuleb vabaks lasta need vanad suhete mustrid, käitumised, mis teid hoiab siin puuris ketis, nagu olete kinni, et milleks, et ma näen, et aprillis toimub jah, nagu vabanemine ja jah, vot, nii. Aga vaatame ka veel mingit neid tähemärke, äkki siit tuleb, mis tähemärkidega kokku puutute, võib-olla olete ise tähemärkide kandjad, nii. Grupp number 3, mis tähemärgid on? Paljugid. Okei, siin näitab ka mingit edu, laupäeva energia, nii siin on
Saturn ja Kaljukits on omavahel seotud, Saturn juhib siis Kaljukitse. Võib-olla laupäeval võib tulla teil mingi laupäev siis aprillikuuses, võib teil vastus tulla. Siis ma näen, et ka võib-olla mingid edusammud võivad tulla aprillis. Vaatame, mis siit veel tuleb. Või teil on mingi kokkupuude Kaljukitsega, või olete ise Kaljukits. Times of life. Fuck the world. Kui jah, see maailmaga on siis mingi tugev side ikkagi, et keskendute nagu maailmale, välismaale nagu rohkem, kui võib-olla kunagi varem olete, nii jääraenergia ja ka teisipäev tuleb esile. Loomingulisus. No ongi see, hetkel on jäärahooaeg ka, on ju. Et siit ma näen, et ja ka Marsi energia, Mars, Saturn, jäär, Kaljukits, need on nagu tugevad energiat tulevad esile. Ja teil tuleb mingid uued loomingulised ideed, mõtted, lahendused, vastused järsku, täiesti ootamatult, kiiresti. Et kas teete sporti, siis tuli mingi mõte, idee või lahendus selle käigus. Jah, vot. Rohkem mul siit infot ei tule. Ja lõpetuseks vaatame siis loomade kuningriigist. Mis teile antakse veel lisasoovitusi? Kes see meil tuleb siit? Jõehobu, nii. On aeg avastada, reisida. Väga hea, väga super. Minge avastama maailma. Nii, kasvamist ma näen ka siit. Seda ma ei tunnetata. Vaata, mis veel tuleb. Nii. Ja mingisugune tsükkel, uus tsükkel algab teil. Kiire niisugune edasiliikumine tuleb aprillikuuses siis. Küllust ma näen, rahaenergia on olemas siin. Väga tore, vaata, mis siit veel tuleb. Nii. Ja õnn on ka ikkagi olemas. See mul tuleb nagu amburi energia selles kaardis, need 2 kaarti siit. Et teil võib tulla mingid uued põnevad mõtted, avastused, lahendused, ka mingi õnn tuleb läbi reisimise. Et te saate mingi täitsa uue idee, mis võib-olla võite elu muuta niimoodi, et te hetkel ei tea, aga nüüd, kui te lähete reisima, te näete midagi, te kogete midagi sellist põnevat, mis avab teile täitsa uued uksed, uue külluse, nagu külluse kanal läheb lahti, see külluse sarv, läheb kohe, avaneb niimoodi, et nagu põnevust ja sellist positiivsemad ajad on nagu ees. Aga ma tunnen, et see tuleb läbi mingi avastamise ja pigem nagu reisimise käigus, et te lähete kuskile mujale. Et jah, ja on oodata kasvamist, et muutute nagu küpsemaks aprillikuuses, et te mõistate rohkem. Te võib-olla tulevad esile mingid vanad teemad, millest te saate nüüd aru. Ma näen ka sellist energiat ja jah, ega rohkem mul ei tulegi. Et vot sedasi, selline sai olema siis minu poolt teile hea grupp number 3 aprillikuu lugemine. Kui teile see lugemine meeldis, võite jätta mulle like'i ja kommentaari alla, mis resoneerus. Ja kui te ei ole veel jälgija, palun tulge ka jälgijaks, sest see aitab kaasa minu kanali kasvamisele. Aitäh! Ühesõnaga, ma soovin teile kõike head ja kui teil on võib-olla küsimusi või soovite personaalset tarot lugemist, siis võite mulle kirjutada meilile mariasõnumid@gmail.com. Aga seniks ma soovin teile kõike head, olge tublid ja me kohtume järgmises videos. Tšau, tšau!